Tere kõigile, kes siia saali on saabunud. Mina olen Sander, mina olen Tartu linnavalitsuse ruumiandmete tiimi kõige värskem liige ja mina olen seal rohkem arendaja rollis. Ehk siis minu igapäevatöö on see, et ma kirjutan tõenäoliselt mingit koodi või siis lähen mingisugusele rakendusele tehnilisema pilgu alt. Ja ma täna plaanin kuidas ma ütlen, propageerida ise programmeerimist ja asjade loomist. Teen väikse kätesirutuse. Kui paljud siit ruumist on selle nädala jooksul midagi programmeerinud? Natuke koodiridu kirjutanud. Super, teie aitate mul täna debugida. Kes on selle aasta jooksul mõned koodirid kirjutanud näiteks? Väga hea. Ja kes ei ole veel siiamaani koodiga kokku puutunud? Super, tänane esitus on teile. Ehk siis ma demonstreerin teile, et selliseid siiamaani reeglina käsitsi läbi viidud töövooge on väga lihtne automatiseerida. Ja ma demonstreerin teile seda niimoodi, et ma teen live demona ühe tööriista. Ja ma otsustasin võtta sellise aktuaalse probleemi nagu kohalike katastriandmete värskendamine. Et kui on olemas mingi teenus, mis kasutab kadastri andmeid, aga need on vananenud, siis käsitsi selle andmete uuendamine võib olla natukene tülikas ja kui sa selle kihi üldse ära kustutad, siis üldse kogu teenus hävineb. Ehk siis demonstreerin teile, ma proovin vähem kui 10 rea koodiga seda teha, ehk siis vaatame, kuidas paistab. Ehk siis näeme ilusti. Tööriist näeb välja, see on Arcis Pros kasutamiseks. Loome uue tööriistakasti, paneme sellele nimeks näiteks värskenda kadastreid. Ja siia sisse loome sellise uue script tool'i, paneme sellele sama nime praeguseks, et sassi läheks. Ja siia hakkab meie tänane loodav tööriist tekkima. Nii, vaatame sisse. Eesmärk on luua üks nupp, mida vajutada ja kadastriandmed uuenevad nagu välk ja pauk. Ehk siis, kui me vaatame siia tööriista parameetrite alla, täna meil need üldse vaja ei olegi, ehk siis lähme siia kiiresti edasi. Ja siia executioni alla hakkab meie kood ilmnema. Salvestame ka selle maha sama nimega. Okei. Ja siis hakkame siia sisse vaatama. Siin on meie töökoda, kus me pihta hakkame. See töökoda on sodi täis, korrastame töökoja ära. Nii, kellele ei meeldiks näha puhast töökoda. Ehk siis, me võime alustada niimoodi mõtlemisega, et mida me tahame teha selleks, et kadastrit kätte saada. Võime need küsimused siia näiteks kommentaarina kirja panna, et järge pidada. Esimene oleks kuidas me need kadastriandmed kätte saame. Kuidas kadastrid kätte saame. Teisena, me ei tea, mis kujul need kadastrid meile siia tulevad, seega me võime teise punktina mõelda, et kas meil on vaja mingisugust andmetöötlust teha nendega, kas meil on ennast vaja kuidagi läbi süüa. Ehk siis, kuidas me neid kadastreid süüa saame. Hea maakeelne. Nii, aga siis, kui meil on nüüd andmed olemas söödaval kujul, siis kolmandana me võime mõelda, kuidas me nüüd selle enda andmekogusse saame panna, et see ka nagu päriselt kasutatav oleks. Ehk siis, kuidas me kadastrid kasutatavaks teeme. Nii. Ja siit me saamegi nüüd järjest hakata minema. Kuidas me kadastrid kätte saame? Meil on selline tore amet nagu Maa- ja Ruumiamet, nüüd uue nimega, ja sealt raudselt võiks midagi saada.
Ehk siis, kui me lähme suurde internetti, võiks geoportaalis mingi URL-i kujul näiteks kadastrid olemas olla, kadastriüksuste alla laadimine. Siin on näha, shapefile on ilusti olemas, seda me saame väga hästi töödelda. Lähme näiteks nüüd minu uude kodulinna, Tartu linna, ja siis valime shape'i. Me näeme, et need shape'id on siin mingi URL-i taga. Kopeerime lingi ja vaatame, mis me siin näeme. Siit URL-ilt saame näha, et need kadastrid on siin zip-faili kujul. Ja kui me päringu selles suunas teeme, siis me ka näeme, et see zip-fail, avame selle, siin on shapefail olemas. Seda me tahame kätte saada. Nii, ehk siis, kui me tavaliselt inimesed teeme siin brauserist veebipäringuid, siis paneme Pythoni hoopis veebipäringut tegema. Ja see näeb välja niimoodi, et kõigepealt defineerime ära, mis URL on. Ehk siis teemegi uue muutuja, kadastrid URL näiteks, ja siis paneme selle stringina, ehk siis paneme selle jutumärkide vahele, et Python saaks aru, et see on kõik üks suur jutuvada. Nii, meil on URL olemas, nüüd me saame teha veebipäringu. Ehk siis Pythonis see näeks välja tegiga requests. Teeme näiteks uue muutuja samuti, kadastrid, päring, ja nüüd toomegi siia meie töökotta niisuguse uue tööriistakasti nimega requests. Nii, natukene kirjuviga. Ja siis veebipäringud mitu tüüpi, kuna me tahame ainult andmeid kätte saada, me ise ei taha midagi sinna saata, siis me teeme niisuguse asja nagu get requesti. Ja siis siia sisse paneme ka selle URL-i. Nii, requesti veel meil ei ole, proovime seda sisse tuua, seda automaatselt ei pakuta, toome selle manuaalselt sisse. Ehk siis tööriistakaste impordime Pythonis impordiga ja siis paneme ka requests. Vaatame, kas meil on õige asi olemas. Requests, teeb HTTP päringuid ehk siis veebipäringuid ja ka get funktsioon ütleb meile, et me saame teha get request'e. Super! Meie veebipäring võiks töötada. Vaatame ka, vaatame, mis me siit päringust saame. Ehk siis, kui me nüüd tööriista käivitame, siis me saame tööriista detailivaatesse sellise sõnumi, mis asi see päring on. Salvestame ära, lähme siia tööriistakasti tagasi meie tööriista juurde ja vajutame seda run. Edaspidi me ainult ka vajutame seda nuppu run. Me saime response 200, 200 veebipäringute poolest tähendab seda, et kõik on edukas. Nii, aga vaatame, mis me ka sisuna saime siin kaasa, ehk siis päring.punkt ja see oli vist äkki content. Nii, ja kui nüüd on kõik hästi, siis me näeme siin ühte ilusat zip-faili äkki loodetavasti. Oi jumal. Meid on ära nõiutud mingi nõialõitsuga. Kas keegi siit auditooriumist oskab öelda, millega meid on ära loitsutud? Millega on tegu? Jaa, täpselt. Tegemist on siis baitidega, millele siis vihjabki need kaldkriips X-id siin kõikjal ja siis ka see eesliide B siin. Ja kui veel natukene eriti täpselt vaadata, siis sellele B-le järgneb BK, või PK, mis siis tähistabki siis seda, et need kõik baidid, mis meil siin on, toovad lõpuks kokku zip-faili, aga meil praegu on siin need stringi kujul, kuna need on siin ekraanil meil. Ehk siis, mis meil on vaja teha, meil on nüüd see kuidagi vaja söödavaks teha. Meil on vaja Pythonile öelda, et see pikk vada, mis me siin nägime, need on baidid ja siis nendest baitidest saame teha zip-faili. Ja seda saame samuti teha kahe uue tööriistaga, mida meil hetkel ei ole. Ehk siis, kui meil on see päring.content, mis on vaja teha? Pythonis on selline tore tööriistakast nimega IO ja seal on niisugune tööriist nimega bytes.io. Ja niimoodi me saamegi Pythonile öelda, et tegemist on baitidega. Ehk siis, kui me kirjutame niimoodi,
ja impordime ka samuti IO, äkki ta automaatselt pakub meile, super. Nii, nüüd meil on olemas baidid puhvris. Nüüd meil on need puhvris baidid vaja saada kuidagi zip-failiks ja seda siis analoogse töövõttena tuua sisse uus tööriist nimega zip-file. Ja see on sama nimelises tööriistakastis samuti, ehk siis kirjutame zip-file punkt, siin on mingi suured tähed kuskil, nii, zip-file. Ja äkki see on ka automaatselt imporditav, super. Ja nüüd me saamegi öelda, see tööriist tegeleb zip-failidega ja see avab zip-faili. Või noh, võimaldab avada zip-faili. Ehk siis, meil on olemas nüüd zip-file, meil on nüüd vaja see zip-file kuidagi lahti pakkida ja siis ka kuidagi see fail endale loetavaks teha. Meil on vaja seda faili asukohta, kuhu me hiljem seda lahti pakime. Faili Pythonis me avame siukse konstruktsiooniga, et paneme siia ette with ja siis paneme sellele failile mingisuguse ajutise nime. Paneme sellele näiteks zipf, zip-file lühidalt. Ja nüüd meil on olemas zip-file selle muutu nimega ja me tahame seda zip-faili, tahame see kõik faili kätte saada, ehk siis paneme extract all ja me vaatame siia extract all funktsiooni sisse ja vaatame, et ta tahab mingisugust path'i, ehk siis ta ei taha seda kuskile niisama avada. Ja lihtsustuse huvides panemegi selleks path'iks siia, noh, see kood on siin juba esripäevade projekti koostöös olemas, paneme kadastrid. Nii, ja nüüd, kui kõik on edukas, siis kommenteerime selle ajutiselt välja. Kui kõik on edukas, siis nüüd selle tööriista tööprotsessi lõpus peaks meil ilusti ilmuma kaust siia projekti alla nimega kadastrid ja seal sees on ka meie shapefile. Ehk siis paneme käima. Okei, detailivad. Jooksis edukalt läbi. Vaatame, kas on ka kõik olemas. Värskendame kausta. Opa, meil on olemas kadastrid. Ja lausa shapefile on ka. Natukene loetavam kujul, kui see nõialoits, mis me ennem nägime. Nii, aga meil on olemas nüüd lihtsalt kaustas see shapefile. Ilusam oleks see, kui meil see shapefile oleks kuskile kohaliku andmebaasi siis maha salvestatud. Näiteks iga Archisparrow projektiga tuleb ka see siis kohalik andmebaas, default GDB ja panemegi siis selle näiteks sinna. Nii, kõigepealt me võime mõelda, võimegi siin teha. Loome sellest lahti ekstraktitud shapefile'ist siis uue muutuja, et me seda siis kasutada saaksime siin koodis. Ehk siis paneme näiteks Tartu shape võrdub ja siin nüüd eriti palju kunsti pole vaja teha. Üks viis on vist lihtsalt sellele objektile right-klikkida ja saame copy path panna. Ja pastame siia. See on suur ja pikk ja lohisav. Kuna kogu see asi võib olla ka lühem, kuna selle koodi töötamise kontekstiks on siis selle esripäevade projekti siis enda kaust ja see võiks samuti töötada. Nii, meil on olemas see shapefile'i muutuja. Nüüd meil on olemas, nüüd meil on vaja lihtsalt maha salvestada. Ehk siis nüüd me saame hakata päriselt ArcPy asju kasutama, ArcPy asju. Ja teemegi näiteks üks lihtsa guugelduse, näiteks kuidas ArcPy'ga saaks shapefile'i kohaliku andmebaasi. Ehk siis ArcPy shape to, teeme selle feature classi kujule, sest et kõik kihid on feature classid. Meile tuli siuke äge funktsioon nagu feature class to feature class, vaata mis see teeb. Me kohe näeme, et see asi on aegunud ja see asi, funktsionaalsus on vahetunud export features tooliga. Vaatame, mida see teeb. Konverdib mingi olemasoleva asja uude kohta. Vaatame, kas see teeb seda, mis me tahame. Kui me nii paneme, saame siin Pythonist automaatselt kopeerida, või automaatselt, manuaalne kopeering ikkagi. Aga see loodetavasti teeb hiljem automaatselt seda, mida me soovime. Ehk siis, mis me tahame? Meil on vaja sissesöödetavaid feature'id, paneme need siia, ja siis välja paisatavaid feature'id.
panemegi selle näiteks, paneme selle nimega Tartu, paneme sama nimega kadastrid. Nii, ja nüüd, kui meil kogu see kood uuesti käivitub selle tööriista näol, siis meile võiks siia tekkida please näitera pealt. Nii, super. Siia nüüd võiks tekkida meil Tartu kadastrid. Super. Meil on Tartu kadastrid olemas. Ühe nupuvajutusega. Või noh, okei, eelnevalt pidi natukene rohkem nuppe vajutama. Aga edaspidi saame neid teha ühe nupuvajutusega. Nii, aga üks asi on veel teha. Kui me nüüd edaspidi käivitame seda sama nuppu, siis me võime tähele panna, et see asi kaob ära. Ja täpselt sellel põhjusel, et export features ta juba näeb, et see asi on olemas, aga on vaja uuesti teha, seega me kustutame asja ära ja loome uuesti. Ja nüüd, kui me selle, eelnevalt mainisin, kui me selle rakenduse või selle, kihi paneme kuskile teenusesse, see asi lendab õhku. Ehk siis parem mõte oleks teha niimoodi, et me lihtsalt kustutame ära siin sees olevad read ja toome need read asemele. Ja seda saamegi teha näiteks samuti argpy funktsioonidega, mis on argpy, äkki see oli delete rows. Nii, loodetavasti oli delete rows. Hallo kosmos, nii. Ja vaatame, deletes all the selected subset of rows from the input. Super. Ja kasutus minevegi kui lihtne. Ainult anna sisend ette ja tuleb. Ehk siis, me võtame sisendi nüüd sellest samast nimest, kuhu me eelmise eksportisime, ehk siis samasse Tartu kadastritesse. Ja nüüd on vaja uued read asemele panna ja kui ma õigesti mäletan, siis see asi oli appendiga äkki. What happened? Insert new records and update existing target dataset. Saame siin samuti alla natuke kerida, leiame Pythoni koha ülesse. Ja siin samuti kohustuslikud väljad on ainult input ja target. Need kõik, mis on loogiliste sulgude vahel, on valikulised, kui tahata mingisugust spetsiifilisemat operatsiooni teha. Ja inputid peaksid ja target peaks olema sama, mis export feature'is. Ehk siis lihtsalt kopeerime selle siia ümber. Nii, nüüd me võiks olla päriselt olemas programm, mis ilma takistusteta värskendab siis kohalikke katastriandmeid. Ehk siis, kui me toome selle tagasi siia ja avame atribuutabeli ka, vaatame, mis meil siin on. Ja nüüd teeme me suure nupuvajutuse. Midagi läks lukku. Ja mingid andmed on tagasi. Ehk siis, loodetavasti te jõudsite endani jälgida. Üritasin lahti selgitada enda mõtted nii palju, kui hinnangus vaja oli. Me lõime täna siin laivis, live demod on alati cursed, täna mitte. Lõime selle tööriista. Ja samas, ja te nüüd võitegi mõelda, kuidas samasuguseid võib-olla failide automatiseerimisi siis samuti vii ühe nupu alla selleks, et teie enda tööprotsess kiirendada. Sest et kui te olete juba omal alal pikalt olnud, siis võta aeg maha selleks, et võib-olla sarnane 10-minutiline protsess viia 10 sekundile. See on meeletu ajasääst. Ma loodan, et olete inspireeritud, näpud villi ja aitäh!